ma vabandan, proua Nõgu ja Kirsi, et on teil hetk aega, et mul on siin üks inimene, kes nagu, kellel on üks mure. Ja nimelt tal on nüüd selline, võib-olla te olete kursis selle tööstuse 5 planeeringuga, jah, kus siis on nagu planeeritud üks selline suhteliselt suur maja, suhteliselt pisikese krondi peale, kuhu ilmselt kõlbaks selline väike eramaja, aga sinna on plaanitud selline 3-kordne, suhteliselt suur nagu kortermaja, eks. Et miks selline planeering üldse kehtestati või miks ta üldse läbi läks, kui seal ei olnud tegelikult naabrite nõusolekut ja oli näha, et naabrid nagu vaidlustavad selle ja nagu praegu on, siis volikogu peab maksma sisuliselt juba, on maksnud juba mingi 18 000 krooni, nüüd on veel mingi 45 000 krooni, eks, sisuliselt, et vaielda, ütleme siis, naabriga põhimõtteliselt. Et miks üldse selle peale mindi või miks üldse see planeering, te olete nagu võtnud selle planeeringu poolt nagu sõna, et miks te seda tegite või miks see vajalik oli volikogule selline planeering läbi suruda, kus naaber, konkreetselt siin naabri esindaja ei olnud siis nõus sellega? Seal oli ju tegelikult olukord selles, et kui tekivad vaidlused, siis Eesti seadusandluse järgi vaidlusalused asjad lähevad päris kindlasti, mis puudutab maavaldusi, lähevad kindlasti maavanema juurde nagu läbivaatamiseks. Et ükskõik, mis siin ka ei tuleks ja kui on ikkagi kas asutusel või ütleme, et eraisikul on pretensioone, siis päris kindlasti maavanema kaudu käib. Ja kuna maavanem on riigi esindaja tegelikult siin Lääne-Virumaal, ja tema teeb ka, ütleme, eraisikute, juriidiliste isikutega ju tehingud, eks ole, ostumüügitehingud käivad näiteks, kui eraisik ostab või müüb või taotleb maavaldust ka kus tahes kohas, siis päris kindlasti Urmas Tamme poolt läbi vaadatud, vähemalt mina küll leidsin, et see ei saa olla seadusevastane. Ja seetõttu, kui tuli nüüd küsimus, et milline seisukoht võtta, siis osad volikogu liikmed, ma ei räägi teiste eest, eks ole, ei pannud nagu seda justkui tähele. Et vaidlusalused on veel kõrgem instants. Ma segan vahele, et see läks maavanema juurde vaidlesse alles pärast seda, kui... Maavanem andis ju tegelikult selle kohta ju meile alla, et kõik on õige. Aga nüüd osad volikogu liikmed lähtusid sellest... see on ju inimlik probleem, eks ole, ja lähtusid pigem inimese positsioonilt, mitte ei lähtunud kehtivast seadusandlusest. See on see igavene vastasseis tegelikult, eks ole ju. Et just kui sellise väikese murega tahaks lahendada asja nii, aga seadusandlus seda ei võimalda. Mina saan niimoodi aru, et teie nagu lihtsalt ei süübinud nagu asjasse, et te võtsite nagu seda maavanemat, te usaldasite maavanemat. Nii aru. Ei, aga mina sain nii aru, et alguses ikkagi volikogu ju kehtestas selle planeeringu. Siis ta vaidlustati ja siis läks alles maavanema juurde ja siis pärast oli uuesti... Huvitavad isikute huvide arvesse võtme 100% oli seaduse vastane. Ja teate ühesõnaga, see, mis siin 21. mail toimus, see oli lavastus. See ei olnud, see on isegi üks volikogu liige, on teil selle teadvustanud minule isiklikult ja see on tõde. See oli lavastus, seda tundsin ma ka ise. Siin nüüd tuleb kahjuks öelda teistmoodi, sest poliitiliste mängude suhtes arvatakse, et inimesed mängivad seda mängu, mina võtsin seda täiesti puhtalt, vaatasin puhta lehena. Täitmisele, see on soovitus. Ei ole kahjuks. Annab välja volikogu. Tema heakskiit ei ole haldusakt, ei ole mingi õigusakt, mis kuulub täitmisele, kohustab täitmisele. Ta andis vaidlusaluses küsimuses hinnangu ja kuna ta riigi esindaja, maavalitsuse, maavanem on ju riigi esindaja koha peal. Meie siin ei ole riigi esindajad, me oleme kohaliku omavalitsuse esindajad. Aga kohalik omavalitsus otsustab neid asju, et selles mõttes, et tema on linnakodanik, te olete tema esindajad, eks, et sisuliselt te ei esindanud ju teda. Te sisuliselt nagu sõitsite tast üle, eks ju, ühe kellegi ärimehe huvides, kes tahtis sinna maja ehitada, suurt maja, eks ju. Te sõitsite temast sisuliselt üle, oli ju nii tegelikult ju. Teie olete tema esindajad ju, tema on linnakodanik, eks. Tuleb arvestada ka selle ärimehe huve. No nii, aga ärimees oli sissetungija nagu sellisel juhul ju. Ei ole mitte sissetungimises, vaid kui seal oli küsimus ka selles päikese valguses, eks ole, kui seadus ei kohusta seda niimoodi rakendama, nagu teie seda nägite inimliku seisukohast, siis ongi see vaidlusalune küsimus. Aga meie lähtusime ikkagi
vähemalt meie Annega lähtusime selgelt seadusest. Ärimehe huvidest. Konkreetselt te lähtusite ärimehe huvidest, te andsite õiguse ärimehele selle asemel, et anda õiguseks ju inimestele, kes seal elasid. Meie lähtusime selgelt Annega seadusest ja me olime hämmastunud, kuidas osa volikogu liikmeid ei lähtunud. Siis millisest seadusest? Millisest seadusest? Maavanema heakskiit ei ole mingi õigusakt, mis kuulub täitmisele. Ei, mina toetusin maavanemale, sest tema võib eksida, aga kohalik omavalitsus peab seadusi tundma. Tema eksib ja nüüd teie tema järgi eksite. Meie ei anna praegu mingit juriidilist hinnangut. Teie juriidilise hinnangu saate kõige viimasest kohtuinstantsist. See on kahetsusväärne, kui mõlemad pooled on praegu raha kulutanud selle peale, aga võib-olla ootaksime ära selle aga maksumaksja kulutab ka praegu raha. See on kahetsusväär. Aga seda oli ju selles mõttes näha algusest peale ju. Meie oleme selles mõttes täitsa valedadest adressaadid, sest meie ei ole Annega muutnud oma meelt. Meie ei läinud, meie võtsime vastu ja me jäime enda juurde ja me olime hämmastunud, et osad inimesed ei olnud. Kas teie nagu teadsite, et naabrite nõusolekut? Ei, meil ei nõua. Naabrite nõusolekut pole kusjuures vajagi. On vajalik, kui ei rikuta seadust. Ei ole vajalik. Kui ei rikuta seadust, ei pea. Meie Rakvere linn, muide, teeb seda täiesti omal vabal tahtel. Riik omas riigis ei ole, tähendab, ei. See, et küsida nõusolekut igalt ühelt, kes seal on. Praegu seadus ei kohusta seda. Teate, see on planeerimisseadus. Seadus kohustab ainult need teatud instantsid, kelle käest peab nõusolekut. Ma nüüd ütlen teile ilusti. Planeerimisseadus paragrahv 4, lõige 2.2. Kohalik omavalitsus tagab huvitatud isikute huvide arvesse võtmise ja tasakaalustamise. Ja nüüd sellest samast huvitatud isiku tasakaalustamise. Ja 27. oktoobri 2004. aasta valitsuse määrus number 315 paragrahv 19 lõige 1 lõige 2 sätestab. See on see tuleohutuskuja 8 meetrit, siit tuleb see 4 meetrit. Teie oma volikogu majanduskomisjoni liige Roman Kusma ütles, kui kooskõlastust ei ole, siis 4 meetrit mõlema pool krundi piirist peab see olema ja see on seadus, see käib ka Rakvere linna kohta. Me ei ela kuskil omaette vürstiriigis. See on Rakvere linn, ka meie Eesti Vabariigis. Ma nüüd küsiksin, et mis on kogu selle probleemi praegu või see, et me siin nüüd räägime, mis on selle eesmärk? Aga lihtsalt eesmärk on... Teie südametunnistusest sõna. Mina teile südametunnistuse kohta vastasin tookord väga hästi. Mina lähtun seadusest ja mina ei käitu volikogus tuulelipuna. See, kui Roman Kusma või teised väljenduvad ja kui ma olen eksinud, aga ma ei ole päris kindlasti tuulelipp, kes tullakse, sosistatakse kõrva, vaadake, asju peaks tegema nii ja ma lähen seadusega vastu olla. Mina lähtusin oma teadmiste järgi seadusest. Ja Rakvere linna kõik siin vastu võetud aktid peavad olema seadustega kooskõlas. Meie kõik siin vastu võetud aktid vajadusel tegelikult peabki kontrollima õiguskantsler, üle. Ja praegune vaidlusalune kaasus ja see lugu, mis siin on ka seadustega kooskõlas, sellepärast, et kui teie olete kaevanud selle, siis... Meie ei läinud kohtusse, kes läks kohtusse? Siis linn igal juhul, kes soovib edasi kaevata, seda tuleb menetleda. Tühist haldusakti, miks ta ei vaidlustanud, ta saab kindlaks teha selle iga aja.